Uudishimu, segadus ja põnevus. Esimesel päeval me sattusime kohe sinna kesksete teemade kvartali koosolekule ja ma arvan, et minul haridusjuhi seisukohast ongi just see valdkond nagu kõige rohkem, mis pakub mulle tööalaselt. Ja kõik muud valdkonnad on nagu silmaringi mõttes ääretult põnevad. Et võimalusel piiluks nendesse kindlasti ka. Üks minu mõte, miks ma selle praktikaprogrammiga üldse liitusin, oli see, et ma olen küllaltki pika staažiga juht juba. Et ma ei jääks nagu oma nendesse mustritesse kinni, et ma just loodan sellist kõrvaltvaadet praegu siinsetele juhtimisprotsessidele ja juba praegu näen, et nii palju on selliseid asju, mida võiks üle võtta. Mingid sellised enda töös mingid mõttetud tööd tegemata jätta ja asendada neid efektiivsematega ja kaasaegsematega. Need 3 sõna läksid võib-olla sellised, et Eesti mets on heades kätes ja inspiratsiooni on saadud üksjagu ja 3. palju toredaid inimesi. Et me kohtusime selle aja jooksul päris paljude RMK inimestega ja meeldejäävamad võib-olla on sellised valdkonnad, millest enne midagi ei teadnud ja siis on need ootused on nii madalad ja siis saad nende inimestega kokku ja siis on vau. Ja sama selle oma töö seisukohalt igalt ühelt oli midagi õppida. Et need killud varsti hakkavad niimoodi kokku sulama ja edasiseks selliseks tööplaaniks juba niimoodi vormuma. Ma endaga võtan kaasa kindlasti selle, et kuna mul on ka praegu enda asutuses arengukava tegemine käsil, siis võtan kaasa metsikult tähtsad eesmärgid, mis iganes nimega me neid ka nimetama ei hakka. Siis võtan kaasa selliseid IT-nippe ja mõtteid, mida võiks kas või siseveebi peale mõtlen päris tõsiselt ka asutuse struktuuri mõttes, et juhtida asutust läbi juhtide, et oma õppejuhtidele anda natukene sellist tuge ja jagada oma vahel niimoodi tööülesanded, et saaksin ära jagada.